No tere jälle kõigile minu kanali jälgijatele. Kõik vastu ööd võib teiseks minna, kui oli hommikul või vastupidi. Ja tegelikult läkski eile öösel nii, et vastu ööd läks kõik teisiti, kui oli hommikul. Ja eile oli 13. kuupäev kah. Ja näib, et mõni mees oli vist vasaku jalaga voodist tõusnud või oli liiga palju hundijala vett tarvitanud. Aga minule tuli külla siis eile öösel üks onusull karupildiga, kes hakkas kangesti kritiseerima kõike. Küll ei ole mu videotel valgustus õige ja küll ei ole see ja küll ei ole teine. Ja mis kõige huvitavam oli see, et see jutukas, mis ma eelmine kord tegin, mõned päevad tagasi, augustikuistest uudistest, kus ma ainult räägin ja ei olnud ühtegi laulu, ei olnud musa taustaks, kella tiksumist võis ainult kuulata vist. Vot selle video alla ta kirjutas, et soovitas mul osta mikrofoni ja mikserpuldi, et laul tulevad nagu mutiaugust ja musa pidavat selle laulu ära varjutama. Et kahju, et kõik nagu kaotsi läheb, et tema kui endine bändi helitehnik, et siis tema nagu arvas, et tema teeb minule head ja tegi minule siis nagu märkuse. Ja kui mina siis ütlesin huvitav, kus siin jutuvideos seda laulu kuulda on, ma kustutasin need videod ära, ta kirjutas mulle 2 kommentaari ühe laulu ja jutuka alla ja ma vaatasin, et selle inimesega ei ole mõtet siin rohkem nagu tututada, aga tema taustaks oli siis nii palju, et tema teatas mulle, et tema on olnud helitehnik 20 aastat bändis. Ja tema on olnud 5 aastat televisioonis kaameramees ja tema on 19 aastat olnud fotograafiaga tegelenud, ühesõnaga üks igati kõva sõna ikka, aga millegipärast karuse pildiga ja kasutab mingit onusull nime. No vot, need ongi need kõige kõvemad kriitikud. No ma tean isegi seda ja soovitas mul osta mikrofoni, mul on mikrofon olemas, mul on olemas mikserpult, mul on olemas korralik võimendus, mul ei ole lihtsalt ruumi, kuhu see üles panna, mul ei ole isegi ruumi pillile statiiv üles panna. Ma teen need salvestused teile kõigile teadmiseks oma magamistoas ja pill on mul voodi peal, sest seal ma saan normaalselt mängida. Normaalsel kõrgusel, laud on kole kõrge ja pult selle ekstra jalav selle pilli statiivi saaks küll panna, see on mul olemas, aga mul ei ole lihtsalt ruumi, kuhu ta panna. Ja ei ole mul ka võimalik siin valgustust sättida, küll keerata nii või keerata naa, mul ei ole stuudiot. Kui mul oli bassipilte vaja teha siin, bassi vahetamiseks oli vaja pilte teha ja igal pool oli kõik kinni, siis ma ostsin endale selle valgustuse, millega siis neid pilte teha ja tegin endale siis ühe sihukese fotostuudio ja ostsin ühe programmi, kus sai siis neid pilte korrigeerida, et siis Eesti passi endale korralik pilt saada, sest muidu ei olnud võimalik. Tehtud sain, aktsepteeriti, läks läbi ja mul ei ole midagi kriitika vastu, kui kritiseerivad inimesed, kellel on nägu ja nimi ja kellel on midagi ka oma saavutustest ette näidata. Mis puutub helitehnikutesse, siis olen mina oma pika eluaja jooksul, kui ma olen erinevates bändides laulnud, näinud neid helitehnikuid igasuguseid. Ja mitmeid kordi on mitmete helitehnikute puhul publikust tuldud ütlema, et kuulge, ajage see mees seal puldist minema. Sest ta mängib nende nuppudega, ta keerab neid nuppe, ta arvab, et ta peab kogu aeg näppima. Näppi midagi muud, kui sul on mida näppida. Aga mitte pulti keerab, pane paika ja istu ja võta rahulikult, aga ei, nad arvavad, et nad peavad kogu aeg näppima. Siin oli mõned aastad tagasi, kui sai käidud veel Tartus, korraldati selliseid üritusi Veeriku tantsusalongis, pühapäeviti olid tantsuõhtud ja siis nad korraldasid ka Tartu tantsuviis üritusi, kus siis nagu erinevad bändid said siis nagu käia ja see oli nagu kerge konkursi korras. Ja esimesel aastal, ma ei mäleta, kas see oli esimesel aastal või teisel aastal, aga igal juhul soundiproovis oli kõik okei, aga siis kui me esinesime
siis pärast esinemist tuli korraldaja ja Helmet Neumann tulid minu juurde ja vabandasid, et me väga vabandame, et helitehnik keeras teie esinemised täiesti tuksi. Ju kellelgi ei olnud vaja, et me seal niimoodi esinesime. Muidugi, mis mingisugune Jõgeva bänd tuleb siin Tartu linna peale laiama. Ei ole siin midagi. Järgmine aasta, kui see üritus toimus, siis Helmet seisis helitehniku kõrval kogu meie esinemise aja ja jälgis seda värki, et seda heli meil jälle tuksi ei keerataks. Vot nii palju nendest helitehnikutest, kes näita oma saavutused ette ja siis tule ütlema. Ja ma ei vaidle vastu, et mõnedes lauludes, salvestustes on võib-olla laul on natukene nõrgem või on musa natukene üle. Ma olen püüdnud ikkagi jälgida ise ka. Ma olen iseenda suhtes ka väga kriitiline. Aga mis plussi ta mulle ütles, oli see, et laulude põhjad, tähendab taustamuusika pidi olema hästi sisse mängitud. No vot, seda ei ole ka sisse mängitud, kõik tuleb otse ja omadega. Midagi ei ole sisse mängitud siin eelnevalt. Ja üleüldse ei ole mina mingi laulja ja ei ole üldse mina mingi pillimees ja ma olen laulnud küll bändides hobikorras, erinevates bändides ja keegi teine on pilli mänginud. Et võib-olla paljud üldse ei teadnudki, et ma üldse pilli natukene näperdan. Ja muusikakoolis käimisega on niimoodi, et ma ikka käisin küll 3 aastat. Kasinasti 3 aastat käisin ja siis ma ei lõpetanud seda 3. Mulle anti küll võimalus, et tule ja lõpeta ära, et nagu suvetööd, et tule ja lõpeta ära, aga ma kirjutasin õpetajale sinna trepi peale kirja, et mul on muid tegemisi ja ma ei kavatse siia tulla. Mul sai villand sellest. Villand sellepärast, et mul oli klaveriõpetaja esimesel aastal. Meil oli sama õpetaja nagu Alo Mattiisenil. Me käisime koos muusikakoolis, tema oli paar aastat minust ees. Ja meil oli sama õpetaja, aga see õpetaja, ma ei klappinud selle õpetajaga summa, siis anti mulle järgmine õpetaja ja siis anti järgmine ja siis veel kord järgmine ja igal ühel olid omad nõudmised ja mul sai sellest villand ja ma ütlesin, et aitab küll, mul ei ole vaja. Eriti see solfeggio oli nii vastik, et pole nii hullu. Nii et ma olen muusikakoolis käinud ja selleks, et pilli mängida, alati ei ole vajagi muusikakoolis käia. Siin üks mu tuttav pillimees, kes mängib paljusid pille, eluaeg on mänginud ja siis tema käest küsiti ka ükskord, et kas sa muusikakoolis oled käinud? Et sa mängid igasuguseid pille ja et kas sa muusikakoolis ka oled käinud? Ta ütles, olen küll. Mida sa õppisid? Ma käisin ühe õpetajaga koos ja jõime pudel viina ära. Nii palju käisin muusikakoolis. Võt niimoodi. Et nagu minu eksämmal oli üks selline hea ütlemine, kui keegi hakkas liiga palju targutama, siis temal oli üks hea ütlemine, et seda lolli ei ole veel leitud, kes teisi õpetada ei oska. Aga näidake kõigepealt oma saavutused ette ja ma aktsepteerin kriitikat, kui kriitikul on nägu, on asjalik kriitika, on midagi ka õpetlikku tegelikult mulle öelda, mitte lihtsalt suurustada iseenda saavutusi ja kui kõva tegija ikka mina olen ja nii ja naa ja jah. Et mulle on tehtud ka kriitikat ja ma olen arvesse võtnud küll. Aga paraku just sellised anonüümsed kriitikud. Vaata, need ongi need kõige suuremad kriitikud. Nii et aga ma sain endale uue hüüdnime nüüd. Ja lapsel on mitu nime. Ta pani mulle nimeks ka Primadonna, sest ma saatsin talle vastuse ja siis ma soovitan sul parem võtta õppust minu soovitustest, mis ma sulle andsin, mitte hakata sappi pritsima. No ma ei pritsinud sappi, mul polegi midagi pritsida, seal mul sappiga probleem on ju. Ma püüdsin ka nagu viisakalt sinna vastata, et ma ei saa nagu aru ja püüdsin nagu selgust saada, aga see inimene ei saanud millestki aru ja siis ma vaatasin, ma parem kustutan need kommentaarid ära. Võib-olla mõni trehvas nägema, võib-olla mitte, aga pole vaja siuksi tarkureid. Ja siis ta ütles mulle, et ma ütlesin, kui ikka ei meeldi miski, et siis ei ole ju vaja tulla siia kanali peale. Ta ütles, et ega ma ei tulegi enam ja ma ei soovita mitte kellelgi teisel ka. Nii et kui te teate, kes on härra onu sul, karupildiga, siis, või te teate tema tuttavad, siis öelge kõigile, et ärge jumala pärast minu kanali peale tulge, sest siin on ikka kõik niivõrd mööda, et kohe on tõesti mööda.
ei oska ma laulda, ei oska ma mängida, valgustus on vale ja üldse on kõik väga paigast ära ja üldse olen ma natukene lollakas ja trallalalla. Vot sellised lood olid ja ma mõtlesin, et ma ei jäta seda, no kellele see kriitika ikka meeldib. Alguses ajas naerma, siis mõtlesin, et no mis värk on, püüdsin mõelda, et äkki inimesel on, no ma ei tea, mis probleemid võivad olla. Inimestel, neil on endal probleemid. Ja ma võin mikrofoni panna taha küll sellele pillile. Mul on olemas korralikud mikrofonid, võimendused, kõik on olemas. Aga mul ei ole võimalik panna kogu tehnikat üles ja kui ma hakkan osaliselt panema, siis hakkab see laul jälle väga üle mängima selle taustamuusika ja pigem tuleb siis naturaalselt. Kunagi, kui ma käisin kooli ajal 9. klassis olin, kui ma käisin vabariiklikul vokallistide konkursil, mille ma võitsin nii piirkondliku kui ka vabariikliku Tallinnas, kus ma laulsin 4 laulu. Üks nendest oli lauliku Lapsepõlv, mille peale Ludmilla Issakova, kes teab, kes on Ludmilla Issakova, kuulas Suu ammuli ja ütles pärast, et profilauljad ei ole ka seda laulu nii hästi laulnud, kui sina laulsid. Mu hääle ulatus oli kunagi ammu 3 oktavit, see on nüüd ära vajunud ja vahepeal ei ole ma üldse laulnud, hea, et mul mingi piik siit välja tuleb praegu. Nii et noh, jah, ma olen kriitiline ja ma väga pelgasin üldse tulla, aga noh, see ongi nagu hobi korras mul praegu ja kellele meeldib, kellele ei meeldi. Õnneks on palju neid, kellele meeldib. Ja noh, minu üllatuseks oli nüüd see, et ma ei tea, kas ma pean häbi pärast maa alla vajuma, mis värk on. Et Jaan Kanter tegi mulle ettepaneku, et kas Meri-Loviisa seda laulu ei soovi laulda Isamaa, mida ma siis täna ka laulsin, eks ole. Seal üks väike apsakas tekkis ka modulatsiooniga. Aga see oli niivõrd pikk laul ja ma ei olnud võimeline, mu häälematerjal ei ole niivõrd hea praegu, et ma oleks võimeline seda hakata uuesti otsast peale kõike lindistama, nii et väike apsakas antage mulle andeks ja noh, Mati Nuude tasemele ma nagu nii ei lange ja ma ei oleks iial seda hakanud ise laulma ja avalikult ammugi veel mitte. Aga kuna mulle esitati selline väljakutse, siis ma mõtlesin, miks mitte, et sõnum selles laulus on ju, puudutab mind ja puudutab ka paljusid. Nii et sellest sõnumist ärge nüüd lugege välja, et ma hakkan homme kohvrit pakkima ja hakkan kohe Eestisse tagasi minema. Ei, seda nüüd küll ei juhtu, aga iial ei või teada, iial ära ütle iial. Ja ma tean, paljud mu tuttavad, mu sugulased on juba Eestisse tagasi läinud ja üks mu poolvenna naine ju plaanib sinna tagasi minekut, nii et sellel aastal veel. Nii et jah, paljud lähevad tagasi, aga miks mul ei ole ka Facebooki, ei ole ka sellepärast, et teate see, kuidas te üks-ühele seal ära panete, see, kuidas te olete hakanud suhtlema ja noh, kommenteerima, see kõik hakkas mulle niivõrd vastu, et ma enam ei suutnud. Ja ma tõsiselt mõtlen, kas ma üldse tahan sinna Eestisse minna, sest mul on head mälestused praegu. Aga kui ma vaatan, kuhu on jõudnud, kui palju kommenteeritakse ja milliste sõnadega kommenteeritakse ja noh, aru andmata, siis ma pigem lepin nende poolnaljakate inglastega siin ja muulastega. Nii et ma täna seda videot pikemaks ei aja, nii et kriitika on teretulnud, kui see on asjalik, kasulik ja kui teil on midagi endal ette näidata, et te õigustate ka seda kriitikat. Mina kuulan ka vahel neid profilauljaid ja neid stuudiotes tehtud salvestusi, teate, ka seal on päris palju vigu, aga ma ei lähe kellelegi ütlema, teate, et kuulge, noh, kes olen mina, et lähen nüüd ütlema mingitele profi helitehnikutele või stuudiosalvestustele. Väga paljud teevad stuudiotes küll salvestusi ja kui laulavad, siis laulavad väga palju mööda. Noh, mul on elevant poole kõrvaga, poole jalaga kõrva peale astunud, aga poole kõrvaga ma ikkagi kuulen veel midagi. Nii et ma püüan
anda endast parima aga ma ei lähe avalikult kedagi selliselt halvustama ega kritiseerima, sest mul ei ole seda õigust. Nii et kriitikud, teile olete teretulnud asjaliku kriitikaga, asjakohase kriitikaga ja ka andsin lihtsalt natukene taustainformatsiooni, et te teaksite, sest alati ei ole võimalik järgida kõike. Muidugi, eks me kõik tahame anda endast alati parima ja kui ma paneks võimenduse ülesse ja kõik selle kajaaparaadiga, kõik on okei. Ja üks asi tuli mul veel meelde, et ühe kriitika noole olen ma saanud kunagi Eestis elades, käisin ma ühel pillimehe juubelil, kus oli Raimo Aas oli õhtujuhiks kutsutud. Ja ma laulsin seal paar laulu koos oma bändiga. Ja mõned tunnid hiljem tuli Raimo Aas minu juurde ja ütles mulle niimoodi, et ta ei usu oma kõrvu, et ma ei laula. Et see olevat kuritegu, et ma istun sellise häälega kodus ja Eesti on täis ise hakanud laulja hakatisi, kellel pole häält ollagi, kellele tehakse aparaatidega ja masinatega hääl taha ja nad on nii kõvad tegijad, et anna minna. Ja sina istud sellise häälega kodus. Ja nüüd ma istun siin Inglismaal ja salvestan telefoniga oma kodukootut soperdisi. Kes kannatab, kes ei kannata, kes kuulab, kes ei, kes tahab kuulata, see kuuleb. Kes ta otsib vigu, see leiab. Kes tahab vinguda, see vingub igal juhul. Nii et tehke järgi või makske kinni. Ja tšau plau tänaseks.